Tere! Täna me räägime maailma ajaloo tõenäoliselt kõige mõttetumast sõjast. Ikka täiesti mõttetust, täiesti ajuvabast sõjast. Tähendab, see sõda on hästi tähtis. See mõjutas väga palju hilisemat ajalugu, aga samas ta ikkagi mõttetu. Ja mõttetu oli ta sellepärast, et kõik olid umbes, et miks me seda sõda peame? See sõda oli esimene maailmasõda ja see toimus aastatel 1914 kuni 1918. Ja see tuleb selline lihtne ja loogiline õppetund selles mõttes, et esmalt räägime sõja põhjustest, siis sõja puhkemisest, siis sõja käigust, siis sõja lõpust ja siis tagajärgedest. Enam loogilisemaks minna ei saa. Ainult, et see video tuleb nagu veits pikk, nii et ma jagan selle osadeks ka. Nii, esmalt põhjused. Pärast Napoleoni sõdu ei toimunud Euroopas peaaegu 100 aastat ühtegi suurt üle-euroopalist sõda. Olid mingid väiksemad revolutsioonid ja mässud ja olid 2-3 riigi vahelised sõjad, aga selliseid tõeliselt suuri sõdu ei olnud. Ja alates 1871. aastast polnud Lääne- ja Kesk-Euroopas olnud üldse ühtegi sõda. See oli selline ilus ja õnnelik ajastu, Euroopa arenes kiiresti ja kõik oli hästi tore ja inimesed ei teadnud üldse, mis kohe varsti juhtuma hakkab. Aga see, miks suuri sõdu polnud pikka aega olnud, oli see, et pärast Napoleoni sõdu oli tükk aega valitsenud Euroopas ka teatav jõudude tasakaal. Euroopa äärtes olid 2 väga võimsat riiki, Suurbritannia ja Vene keisririik, ja keskel olid killustunud ja nõrgad Saksamaa ja Itaalia. Ja see nagu kuidagi toimis suht hästi, vähemalt rahu mõttes. Aga 1871. aastal tekkis ühtne Saksa keisririik, mis muutis väga oluliselt seda pilti. Sellest ühendatud Saksamaast sai kiiresti nii majanduslikult kui sõjaliselt Euroopa tugevaim riik ning kõik teised olid selle peale umbes, et Ühesõnaga, Saksamaa ühendamine oli üks sõja puhkemise kaudne põhjus. Teine põhjus olid sõjalised liidud, niinimetatud liitude süsteem rahvusvahelistes suhetes. Kuna pinged suurriikide vahel kasvasid, siis selleks, et oma huvisid kaitsta, hakkasid riigid koonduma liitudesse. 19. sajandi lõpus kujunesid Euroopas 2 riikide vahelist liitu. Ühe sellise liidu sõlmisid omavahel Saksamaa ja Austria-Ungari, kes lubasid põhimõtteliselt tulla üksteisele appi, kui Venemaa peaks ühte neist ründama. Sellest kujunes riikide plokk nimega Keskriigid. Algselt oli tegelikult Itaalia ka seal klubis, aga siis kui asjaks läks, siis itaallased ei julgenud sõdida. Nad niimoodi vaikselt lihtsalt taganesid selge ees uksest välja. Aga samal ajal Prantsusmaa, Suurbritannia ja Venemaa kõik vaatasid, et ei kurat, et see Saksamaa muutub ohtlikuks. Ja siis nemad moodustasid omavahel liidu, mida hakati nimetama Ententiks ja lubasid ka üksteisele appi tulla, kui näiteks Saksamaa peaks neid ründama. Ja nagu me kohe varsti näeme, siis see liitude süsteem, et suurriigid jagunesid 2 grupiks ja andsid kindlad lubadused oma sõpradele appi tulla, see pidi tagama turvalisust. Aga tegelikult oli see jällegi üks põhjuseid, miks see sõda puhkes. Kolmandaks põhjuseks oli imperialism. Suur osa maailmast oli jagatud üksikute suurriikide vahel, kes konkureerisid pidevalt omavahel. Aga neid alasid, mis olid veel nii-öelda vabad, jäi aina vähemaks. Ja näiteks Saksamaa oli, et pagan küll, et meil on nii suur riik, aga meil on nii vähe kolooniaid. Meil oleks neid rohkem vaja. Ja siis tekkisid suurriikide, näiteks Prantsusmaa ja Saksamaa vahel mitmed pingelised olukorrad, kus nad konkureerisid ühe ja sama maa pärast. Neljandaks võib pidada natsionalismi või rahvuslust, või õigemini sellega ülepingutamist. Igas riigis köeti elanikkonda üles umbes, et meie oleme kõige vägevamad ja see naaberrahvas on mingid täielikud klounid. Ja kohe varsti me hakkame nende vastu sõdima ja loomulikult meie võidame, sest nad on klounid. Või siis, et nad on koletised. Või mõlemat. Aga meie oleme head, meie võidame. Ehk siis uhkus oma rahvuse üle ületas mõnel pool normaalsuse piirid ja muutus selliseks põlguseks teiste vastu. Ja see aitas ka sõja puhkemisele kaasa. Ja viiendaks, kuna kõik olid suht veendunud, et sõda tuleb varsti nii, siis toimus võidurelvastumine. Ehk riigid suurendasid kiirelt oma sõjaväge ja sõjalaevastikku. Ja sõjavägede staapides tehti juba valmis ülidetailsed plaanid, kuidas naaberriikidele kallale tungida ja kuidas nad võimalikult kiirelt hävitada. Et kui poliitikud annaksid käsu, et nüüd algab sõda, siis sõjavägi oleks juba valmis kohe ründama. Ehk siis, süütenöör läks aina lühemaks. Ja põhimõtteliselt võib öelda, et kõigil oli juba kaitseriiv maas ja näpp päästikul. Ehk siis võidurelvastumine oli 5. põhjus, miks sõda puhkes.
Nii, ja siis 6. põhjuseks oli Balkani niinimetatud püssirohutünn. Mäletate, vara uusajal oli Türgi impeerium kõva tegija. Kõik kartsid teda. Aga 19. sajandil Türgi järjest nõrgenes. Balkani poolsaarel elasid mitmed väikerahvad, kes tahtsid Türgi võimu alt vabaks. Need olid enamasti slaavi rahvad ja enamasti õige usku, nii et Venemaa toetas neid ja sõdis korduvalt Türgiga. Ja ükshaaval said kõik need kreeklased ja serblased ja rumeenlased ja bulgaarlased ja nedasi, nemad said Türgi võimu alt vabaks. Ja iseenesest ju tore, et said vabaks. Aga seal samas kõrval oli Austria-Ungari impeerium ja nemad tahtsid Balkani slaavlasi enda võimu alla saada. Ja samas Serbia tahtis hoopis neid samu slaavi rahvaid oma võimu alla ühendada. Ja Serbiat toetas ka Venemaa, kes oli serblastele nagu selline suur vend. Ja serblased vihkasid täiega Austria-Ungarit ja seal olid muud tülid ka. Ühesõnaga, seal Balkanil olid kõigil närvid väga pinges, see oli siuke jutumärkides väga tuleohtlik piirkond ja paljud arvasidki, et järgmine sõda puhkeb seal. Ja neil oli täiesti õigus. Nii, ja nüüd sõja puhkemisest. Austria-Ungari keisririigil oli selline laheda nimega troonipärija nagu Franz Ferdinand. Ja ta oli selle nime saanud endale selle indie-rock bändi järgi, sest ta isa oli suur indie-rocki fänn. Okei, see oli loll nali. Igatahes 1914. aastal läks Franz Ferdinand Sarajevosse visiidile. Ja Sarajevo ei olnud eriti tore koht. Seal oli hästi palju vihaseid serblasi, aga ta läks ikka. Ja mis te arvate, mis juhtub, kui on hästi palju vihaseid serblasi? Esiteks visati Franzi granaadiga, aga see läks mööda. Franz oli nagu, et okei. Ja siis järgmisel päeval hüppas välja selline mees nagu Gavrilo Princip, kes oli Serbia rahvuslane ja tulistas lihtsalt Franz Ferdinandi surnuks. Ehk siis ta sooritas atentaadi. Atentaat on tuntud inimese, tavaliselt poliitiku mõrv või mõrvakatse. Ja tavaliselt atentaadiga tahetakse anda mingi sõnum. Serblaste sõnum oli põhimõtteliselt see, et austerlased on nõmedad, Sarajevo on meie oma, järelikult me tapame teie troonipärija. Ja siis kusagil Tšehhis ütles üks tädi Šveikile. Nii nad tapsid meie Ferdinandi. Muide, see on tõsiselt hea raamat, soovitan lugeda. Igatahes nüüd läks asi tõsiseks. Austria-Ungari oli nagu, et mida? Arusaadav, kui keisripoeg tapetakse, eks ole. Ja siis austerlased ähvardasid serblasi. Serblased olid, et aga meil on suur vend, kes annab teile peksa. Ehk nad andsid kiiresti teada oma suurele vennale Venemaale, kes hakkas juba sõjaks valmistuma. Ja siis serblased kutsusid oma sõjaväe kokku, ehk kuulutasid välja mobilisatsiooni. Ja siis austerlased tegid sama. Ja 28. juulil 1914 kuulutasid austerlased sõja Serbiale. Ja siis venelased olid, et okei, läheb lahti ja kuulutasid välja mobilisatsiooni. Nii, ja siis Saksamaa kuulutas sõja Venemaale, et Austriale appi tulla, kuna Saksamaa ja Austria olid sõpsid, eks ole. Ja kuna Saksamaa teadis, et Prantsusmaa tuleb tõenäoliselt Venemaale appi, siis Saksamaa kuulutas kohe sõjaga Prantsusmaale. Prantslased juba ootasid sakslasi, aga nad olid nii lollid, et nad ootasid neid siin, aga sakslased olid umbes, et üllatus ja tungisid hoopis Belgiasse ja läksid ringiga prantslastest mööda. Ja prantslased olid, et appi, mis mõttes nad tulid läbi Belgia, nii ei tohi. Ja siis britid, kes oleks juba ammu pidanud Venemaale ja Prantsusmaale appi minema, olid umbes, et mine, miks mul nii lollid liitlased on, nii piinlik. Ja siis nad kuulutasid sõja Saksamaale. Ehk siis põhimõtteliselt mingi nädala jooksul olid kõik suuremad Euroopa riigid astunud omavahel suurde sõtta. Kusjuures nagu Inglismaal oli ju tegelikult täiesti suva mingist Austria ja Serbia vahelisest tülist. Aga kuna olid need riikide liidud, siis enam ei saanud lubadustest taganeda. Aga nüüd tuleb eriti kurb osa. Praktiliselt kõigis riikides rõõmustati, et sõda puhkes. Sõdurid läksid rindele ja mõtlesid, et ma lähen nüüd isamaad kaitsma ja pärast olen tagasi, olen kangelane, saan ilusa naise ja maja ja lapsed ja yeah. Inimesed arvasid, et tuleb selline mõnus kiire sõda, et mingi paar kuud ja siis olemegi võitnud. Ja vastaspool arvas ka, et varsti on meie võit ja siis on äge. Ja arvati, et sõda ongi hea, et see lahendab rahvustevahelised pinged ja muud ühiskondlikud pinged ka, sest sõjast olid vaimustatud nii vaesed kui rikkad. Kõik olid umbes, et yes, sõda, uhuu! Mõned isegi arvasid, et see on sõda, mis lõpetab kõik sõjad.
Oi, kui nad oleksid vaid teadnud, mis saama hakkab. Nii, aga nüüd natuke asjast ehk sellest esimesest maailmasõjast endast. Esiteks, seda sõda hakati nimetama suureks sõjaks või maailmasõjaks. Ja kuna inimesed on sellised idioodid, et pärast suudeti teine samasugune sõda veel teha, siis me nimetame seda esimeseks maailmasõjaks. Ja maailmasõda oli ta seepärast, et Euroopa riikidel olid ju kolooniad ka ja need sunniti ka selles sõjas osalema. Ja lahingud toimusid lisaks Euroopale veel Aafrikas, Aasias ja Okeaanias. Ja põhimõtteliselt sõja kestel liitusid sõjaga ka riigid väljaspoolt Euroopat. Jaapan, Hiina, USA, Brasiilia. Ehk siis tõesti praktiliselt kogu maailm oli selle sõjaga seotud, kuigi sõda puhkes mingist mõttetust austerlaste ja serblaste tülist. Ehk siis juba 100 aastat tagasi oli tegelikult kogu maailm niimoodi omavahel seotud, et üks väike sündmus ühes maailma nurgas mõjutas kogu maailma. Ja nii on see kahjuks või õnneks, sõltub millest räägid, ka tänapäeval. Nii, ja statistika mõeldes olgu öeldud, et kokku sõdis selles sõjas üle 60 miljoni inimese. Aga kõige tähtsam osa sõjast toimus Euroopas. Ja laias laastus toimus Euroopas sõda 2 rindel, ehk 2 kokkupõrkejoonel. Läänerindel ja idarindel. Itaalia ja Balkani rinne olid ka, aga need polnud nii olulised. Idarindel võitlesid Saksamaa ja Austria-Ungari Venemaa vastu. Ja läänerindel võitles Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia vastu. Niimoodi lühidalt kokkuvõttes võib öelda, et idarindel sai Venemaa armetult tappa. Seal toimusid veel 1917. aastal revolutsioonid, mis tegid selle veel keerulisemaks, ja Saksamaa vallutas suured alad Venemaalt ära. Aga samal ajal läänerindel ei suutnud kumbki pool edu saavutada ja algas kaevikusõda. Mis see kaevikusõda tähendab? Ma kohe räägin. Millega need sõja üle rõõmustajad ei olnud arvestanud, oli see, et tööstusrevolutsioon oli sõjapidamist totaalselt muutnud. Enam ei olnud nii, et istud uhkes mundris valge hobuse seljas ja siis kappad läikiva mõõgaga vaenlase poole. Ja siis saad haavata ja langed pehme muru sisse ja sured kangelaslikult. Esimese maailmasõja ajaks olid relvad muutunud üha hävitavamaks. Kõiksugu suurtükid, miinipildujad, kuulipildujad. Sõja ajal hakati kasutama ka keemiarelvi, sõjalennukeid, tanke ja allveelaevu. Aga taktika oli ka muutunud. Kui vastast ei õnnestunud kiirelt lahingus hävitada, siis tekkis olukord, kus mõlemad said raudteede kaudu kõike juurde tuua. Mehi, relvastust, toitu ja nii edasi. Ja siis algas pikk üksteise majanduslik väljakurnamine, mis oli selline eriti laastav, selline lõputu õudus. Ja kuna läänerindel tekkiski täielik patiseis, et kumbki ei saavutanud võitu, siis hakati oma positsioone kindlustama ja kaevama kaevikuid, kuhu sõdurid saaksid varjuda. Ja selle tulemusel kujunes mõlemal poolel välja kaevikute võrgustik, mis ulatus Põhjamerest Šveitsi Alpideni, umbes 700 kilomeetrit. Ja praktiliselt kogu selles 700 kilomeetri ulatuses nägi see välja nii, et ühel poolel olid hullud kaevikute liinid, kus istusid sõdurid, ja teisel pool olid hullud kaevikute liinid, kus istusid sõdurid, ja keskel oli selline tühi ala, mida nimetati ei kellegi maaks. Ja see oli mõlemalt poolt kaetud okastraadiga, ehk siis kui ühe poole sõjavägi tahtis minna pealetungile, siis nad tõusid püsti, mis tähendas, et neid oli kerge maha lasta, eriti kuulipildujaga, lihtsalt. Ja kui nad juhuslikult kohe surma ei saanud, siis nad võisid jääda okastraati kinni ja siis nad lasti lihtsalt hiljem surnuks. Ehk siis sellises kaevikusõjas muutus vaenlase ründamine põhimõtteliselt enesetapuks. Isegi kui mindi mingi meeletu massiga peale, siis lõpptulemus võis olla see, et rinnet suudeti ühes kohas mingid suurepärased 200 meetrit edasi liigutada. Ja see oli kõik, siis jäädi jälle paigale. Jess, millised edusammud, 200 meetrit. Nii, aga see polnud veel kõik. Kuna kaevikutest välja ronida polnud enam mõtet, siis üritati vastase kaevikuid suurtükkidest ja miinipildujatest pommitada nii palju kui suudeti. Lihtsalt pommitati järjest sadade ja tuhandete mürskudega. Ja siis sa lihtsalt istusid kaevikus, kuulsid plahvatusi igal pool ja lootsid, et äkki ma täna jään ellu või et äkki ma täna ei muutugi lihakuubikuteks. No ja siis rünnati veel mürkgaasiga. Ja siis need kaevikud olid niisked ja läksid vett täis ja poriseks. Ja sõduritel läksid jalad mädanema. Ja kodus samal ajal inimesed nälgisid. Ühesõnaga, suht kiirelt said sõdurid aru, et appi, et see on täielik põrgu, kuhu me oleme sattunud. Miks me seda sõda peame? Esialgu oli see sõda hämmastavalt võrdne, kuigi Saksamaa sõdis tegelikult praktiliselt üksi suure osa ülejäänud maailma vastu. Tema peamine liitlane Austria-Ungari oli täielik hädapätakas ja Saksamaa pidi põhimõtteliselt kõik töö ise ära tegema.
No ja lisaks olid Saksamaal veel 2 liitlast, Türgi ja Bulgaaria, aga Türgi polnud ka suurem asi ja Bulgaaria oli lihtsalt natuke väike. Nii et põhimõtteliselt suhteliselt üllatav, et Saksamaa üldse nii kaua vastu pidas. Ja siis 1917. aastal toimusid Venemaal 2 revolutsiooni, millest me räägime eraldi videos, ja lõpuks 1918. aastal Venemaa andis alla ja väljus sõjast. Hetkeks tundus, et Saksamaa võib isegi selle sõja võita. Aga siis tuli läänes Antantile appi USA, mis viis selleni, et Saksamaa lihtsalt ei jaksanud enam ja hakkas tasapisi alla jääma. Ja Saksamaa rahval oli sõja tõttu juba nii halb olukord, toidupuudus ja igasugu asjad, mis tõttu novembris 1918 puhkes Saksamaal ka revolutsioon. Ja lõpuks 11. novembril 1918 andis Saksamaa alla. Ehk siis keskriigid kaotasid selle sõja. Ja nüüd räägime sõja järel sõlmitud rahulepingust ja sõja tagajärgedest. Kui esimene maailmasõda lõppes, oli see kestnud 4 aastat ja selles oli hukkunud üle 10 miljoni inimese. Pluss veel mitmeid miljoneid tsiviilisikuid suri sõjategevuse tõttu ja veel miljoneid haiguste ja toidupuuduse tõttu. Terved külad, linnad, sadamad ja tehased olid täielikult ära hävitatud. Euroopa riikide majandus oli täielikult alla käinud ja nende kahjude taastamine nõudis aastaid. See oli kõige laastavam sõda, mis oli maailma ajaloos seni toimunud. Ja nüüd sõja lõppedes kutsuti Pariisi lähistele meile juba tuttavasse Versailles lossi kokku suur rahukonverents, et leppida kokku uus maailmakord ja vältida edaspidi selliseid sõdu. Ja selle õilsa eesmärgi täitmisega sai see Pariisi rahukonverents täiesti uskumatult ja fenomenaalselt halvasti hakkama. Põhimõtteliselt üsna otseselt selle rahukonverentsi tulemuste tõttu puhkes 20 aastat hiljem uus ja veelgi hävitavam sõda. Aga mis seal Pariisi rahukonverentsil siis otsustati? Esiteks, Saksamaad ja teisi keskriike peeti sõjas süüdlaseks. Selle üle on palju vaieldud, et kas ta tegelikult ka oli süüdi, aga igatahes Saksamaad süüdistati ning Saksamaa ja tema liitlased pidid maksma kahjutasusid Antanti riikidel. See oli sakslastele väga alandav, nad olid selle peale väga vihased ja pealegi oli see suureks koormaks nende majandusele. Need kahjutasud olid sellised, et Saksamaa pidi nende maksmiseks võtma laenu ning viimased laenu tagasimaksed maksis Saksamaa 2010. aastal. 2010. aastal! Pole ime, et vahepeal sakslastel üle viskas ja nad kõigile uuesti kallale tungisid. No ja lisaks anti Saksamaa kolooniad lihtsalt võitja riikidele ja britid ja prantslased jagasid ka Türgilt vallutatud alad ära. Ja Saksamaale pandi ka peale igasugu keelud sõjaväe suuruse osas, et neil ei oleks võimalik uuesti teisi riike ründama hakata. Ja nüüd teine asi, mis seal Pariisi rahukonverentsil otsustati, selleks, et selliseid sõdu tulevikus vältida, loodi selline organisatsioon nagu Rahvaste Liit. Ehk siis selle asemel, et oleksid omavahel võistlevad sõjalised liidud nagu keskriigid ja Antant, mis olid põhimõtteliselt nagu 2 vaenulikku gängi, siis loodi selline organisatsioon, kuhu kuuluksid kõik maailma rahvad ja mis võiks lepitada riikide vahelisi konflikte. Sellised kokkulepped siis. Nagu öeldud, siis kumbki neist asjadest ei aidanud probleeme lahendada, vaid 20 aastat hiljem puhkes teine maailmasõda. Rahvusvahelises poliitikas toimus veel olulisi muutusi. Näiteks Euroopa kaardil toimusid väga põhjalikud muutused. Kõik 3 Ida-Euroopa impeeriumi, Venemaa, Austria-Ungari ja Türgi varisesid kokku. Nende asemele tekkis hunnik väikesi rahvusriike, millest enamik said üldse esimest korda ajaloos iseseisvaks. Nende hulgas olid näiteks Soome, Läti, Leedu ja loomulikult ka Eesti. Kes teab, kas Eesti Vabariik oleks üldse saanud tekkida, kui poleks olnud esimest maailmasõda? Me ei tea seda. Samuti taastati Poola riik ja et Poola pääseks ka mere äärde, siis tehti talle nunnu väike koridor, Poola koridor. Aga sakslaste meelest oli see väga kole koridor, üldse mitte nunnu, sest see oli enne olnud osa Saksamaast. Saksamaalt võeti ära ka Klaipeda ümbrus, Elsass-Lothringi piirkond, Saarimaa ja nii edasi. Austria-Ungarist said eraldi riigid, Austria, Ungari ja Tšehhoslovakkia. Tšehhoslovakkias olid siis 2 rahvust, tšehhid ja slovakid. Ja Balkani slaavlased, sloveenid, horvaadid ja serblased liideti Jugoslaaviaks. Türgi jäi hulka väiksemaks ja sellest sai ilmalik vabariik. Ilmalik selles mõttes, et islam ei ole Türgi vabariigis riigiusku. Aga esimese maailmasõja tagajärjed ei piirdu ainult rahvusvahelise poliitikaga. See sõda mõjutas tohutult ka ühiskonda, kultuuri ja inimeste eluolu. Mille poolest siis? No esiteks, sõja käigus toimus tohutult kiire tehnoloogiline areng, sest mõlemal poolel oli vaja kogu aeg paremat relvastust, et teisi alistada.
Näiteks kasutati sõja käigus esimest korda mürgigaase, mis söövitasid hingamisteid ja olid surmavad. Esimest korda kasutati ka tanke ja lennukeid. Saksamaa kasutas allveelaevu, millega ta ründas igal pool maailma meredel vaenulike riikide laevu, muuhulgas ka reisilaevu. Ja rääkimata sellest, et arenesid kõiksugu mürsud, granaadid ja haubitsad ja muud relvad, need muutusid veelgi efektiivsemaks ehk veelgi surmavamaks. Aga sõja käigus toimus ka selliseid tehnoloogilisi arenguid, millest oli hiljem ikkagi inimestele rahuajal ka kasu, näiteks kas või lennukite areng. Nii, siis teiseks, muutus inimeste suhtumine sõtta. Kuna see sõda oli olnud nii jube ja laastav, siis järsku muutus väga populaarseks sõjavastasus ehk patsifism. Sõjas käinud mehi hakati kutsuma kadunud põlvkonnaks, sest nad ei olnud veel jõudnud midagi muud elus kogeda kui sõda ja paljud ei osanud sõja lõppedes enam midagi oma eluga peale hakata. Ja mõned neist, näiteks Ernest Hemingway ja Erich Maria Remarque, hakkasid oma õudsetest kogemustest kirjutama ning hakkasid küsima, et miks seda kõike vaja oli. Ja need raamatud said väga mõjukaks ja kuulsaks ja hakkasid mõjutama ka inimeste arvamust sõja suhtes. Ja üleüldse hakkasid inimesed kahtlema selles, et kas me oleme üldse õigel teel. Mäletate, meil oli juttu sellest, kuidas 19. sajandil uskusid väga paljud inimesed progressi. Et inimkond areneb ja see tehnoloogia areng on meile kõigile hea ja kasulik. Aga maailmasõja ajal inimesed vaatasid, et see sõda oligi nii jube seepärast, et sõjatehnika oli nii palju arenenud. Ja hakati küsima, et äkki see tehnoloogia areng ei muuda maailma paremaks, vaid et võib-olla see hoopis toob inimeses välja kõige hullema, kõige kurjema, kõige metsikuma poole. Ja täpselt samamoodi, nagu hakati kahtlema progressis, hakati kahtlema ka Euroopa ja eurooplaste ülimuslikkuses. Enne mõtlesid eurooplased umbes, et need aafriklased ja indialased ja hiinlased ja araablased ja indiaanlased, need on kõik meist arengus maas, need on nii lollid, nad ei oska tehaseid ja raudteid ehitada, nad ainult kogu aeg sõdivad omavahel. Aga meie eurooplased oleme ikka kultuursed ja haritud ja me olemegi loodud maailma valitsejateks. Ja kui meie valitseme teisi rahvaid, siis on maailmas rahu. Aga nüüd pärast sõda hakkas eurooplastel räigelt piinlik, sest see jube sõda puhkes just nimelt Euroopas, mis oleks pidanud olema justkui kõrgemal arengutasemel. Ehk siis me võime selle sõja kolmandaks ühiskondlikuks tagajärjeks nimetada seda, et hakati kahtlema progressis ja Euroopa kultuuri ülimuslikkuses. Ja viimaks mõned positiivsed tagajärjed ka. Esimese maailmasõja järel naiste positsioon ühiskonnas paranes ning demokraatia muutus laialdasemaks. Naistega oli see, et sõja ajal olid kõik mehed rindel, aga tehastes oli ju hädasti vaja tööjõudu, et kõiki neid relvi ja padruneid ja tanke ja nii edasi toota. Ja neid töökohti hakati täitma üha enam naistega. Aga see omakorda andis neile jällegi rohkem iseseisvust ja paljudes riikides said naised pärast sõda valimisõigused. Ja samal põhjusel ei olnud ka moraalinormid enam nii jäigad, naiste riietus muutus vaikselt vabamaks, nad võisid vabamalt valida, kellega nad abielluvad ja nii edasi ja nii edasi. Demokraatia osas toimus areng ka selles mõttes, et pärast sõdu tekkis hulk uusi demokraatlikke riike, näiteks nagu Eesti, ja ka juba olemasolevad riigid muutusid demokraatlikumaks. No ja esimese maailmasõja tagajärgedena võib veel eraldi välja tuua selle, et Venemaast sai kommunistlik riik ja meile on muidugi tähtis see, et Eesti sai selle sõja järel iseseisvaks, aga nendest mõlemast teemast tulevad eraldi videod. Nii et lõpuks ometi oleme selle esimese maailmasõja teemaga lõpule jõudnud ja läheme kokkuvõtte juurde. Esiteks, esimene maailmasõda toimus aastatel 1914 kuni 1918. Teiseks, sõja kaks osapoolt olid keskriigid ehk Saksamaa, Austria-Ungari, hiljem ka Türgi ja Bulgaaria. Ning nende vastaspoolel Entente ehk Prantsusmaa, Suurbritannia ja Venemaa, hiljem ka 10 teised riigid. Kolmandaks, sõja põhjusteks olid võimude tasakaalu kadumine Euroopas Saksamaa ühinemise tõttu, riikide liitude süsteem, natsionalism, imperialism, võidurelvastumine, pingelised suhted Balkanil. Neljandaks, otsese sõja puhkemiseni viis Austria troonipärija Franz Ferdinandi tapmine Sarajevos. Viiendaks, sõjas osales suur osa maailmast, aga peamine sõjategevus toimus Euroopas, Läänerindel ja Idarindel. Idarindel sai Venemaa lüüa, aga Läänerindel kujunes kaevikusõda. Kuuendaks, 1918. aasta 11. novembril sõda lõppes Saksamaa alistumisega. Seitsmendaks, pärast sõda toimus Pariisis rahukonverents, kus otsustati, et Saksamaa ja tema liitlased on sõjas süüdi ja peavad maksma kahjutasusid ja otsustati luua Rahvaste Liit. Kaheksandaks, esimene maailmasõda tõi kaasa ka impeeriumide lagunemise ja väikeste rahvusriikide tekke Euroopas,
tehnoloogilise arengu, sõjavastasuse ehk patsifismi leviku, kahtlemise progressis ja Euroopa kultuuri ülimuslikkuses, naiste positsiooni paranemise ja demokraatia leviku. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!